kontoritoa tegime peesiks, täpselt samamoodi nagu meie magamistoagi. See kaminanurk on üli-nunnu siin. Me värvisime ka kõik valgeks. Ja siin on siis kõik, mis läheb prügisse. Kõik vaatas ideaalselt ära, vaata ruumi jäi isegi üle. Need on päris suured kastid. 2 tükki on siin ühe karbi sees. Võtsime otsusele, et vist kõige mõistlikum on osta see IKEA, see Galaxy süsteem. Ja kus mujal sa ikka oma päeva alustad, kui mitte IKEAs. Me tulime nüüd vaatama neid kappe siia. Me leidsime ühe variandi või tähendab, me leidsime ühe variandi veel. See on siis selline väike junju. Natuke laiem kui see Galaxy variant. Tegelikult me leidsime igasuguseid ägedaid kummuteid ka. See Vesta versioon on äge, saab nii palju neid erinevaid uksi saab valida. Nii et ma tahaks sinna magamistuppa tegelikult mingid kummutid ka. Me nüüd vaatamegi neid siin. Meie tänane saak on väheke parem kui eile. Kodus näitan siis, kui kokku paneme asjad, mis me siit välja võlusime. Ja kas sa üldse käisid IKEAs, kui sa ei söönud lõunat? Tänased praed. Tulime nüüd taimepoodi ja siin on nii palju ägedaid maitsetaimi. Kui Eestis on nii, et sa oled tihtilugu mingit rosmariini ja selliseid asju ju toidupoest ka, siis siin ma pole toidupoest näinud rosmariini ja näiteks mingid salatilehte või midagi müüaks, siis ma leidsin, et siin taimepoes vähemalt müüakse neid. Nii et ma tahtsin rõdu peale võttagi basiiliku, siis ma leidsin rosmariini ja nagu see lavendel on mega ilus siin. Ma ei tea, kas see on ka mingi lavendli variant, vist oli. Jah, aga nii ilus tihe. Aga jah, ma võtan siis mõned maitsetaimed, siis saab tegelikult kurki kõik asju osta. Nii et üli tore, et ma leidsin. Me jõudsime koju ja Rain hakkas seda imelist Galaxyt kokku panema. Ja ma ostsin ju mõned need maitsetaimed, 2 potikest. Mul on idee, et ma ostan neid veel mõne poti. Ja siis meie prügihunnikust ma leidsin ju selle riiuli, mis oli enne riidekapis. Ta on küll seinast erinevat värvi, see valge on nagu koledaks läinud, aga ma mõtlesin, ma värvin selle üle ja teen sellest maitsetaimede riiuli siia nurka. Ma näitan niimoodi, nagu siia. Ülinunnu mu meelest. Vaata, siia panen selle. Rosmariin. Basiilik läheb siia. Nagu, kui see on kõik neid taimi täis, see näeb mega nunnu välja. Aga praegu on jah lihtsalt see, et sein on nagu valge, siis see on selline kollaseks muutunud. Igatahes ma hakkan nüüd sellega tegelema. Yes! Vaatame, kuidas jääb. Kas ma saan selle alles jätta. Nii et hea, et meil see prügi veel ära polnud viidud. Mõtlesin Rainile ka, et hoiame veel nagu paar nädalat seda prügi siin ja siis paneme kõik sellest äkki uue mööbli kokku, kes oli nali, aga Ma hakkan nüüd värvima seda asja. Tadaa! Ma tõmbasin kiirelt värviga üle ja minu arust see näeb nii nunnu välja. Ma ei tea, kas ma eelmisel korral ka näitasin, aga meil siin terrassil oli olemas selline nagu väike komplektike, aga mulle täiega tegelikult meeldib selline stiil ja nii edasi on ju, aga see on juba ühe korra üle värvitud ja see on nagu mega vana ja täiesti mädand on see bambus, millest see tehtud on, nii et see läheb kahjuks prügimäele. Isegi see laud on nagu, ühesõnaga jah, ta on hästi läbi omadega, nii et sellest on veits küll kahju. Jah, ta on täiesti nagu, ja muide ma pean mainima, et need toolid on väga ebamugavad, nagu ta on nii kaussias see tool, et sa istud siin nagu täiesti kängus. Ühesõnaga jah, läheb ka prügimäele, aga selle üle ma olen küll mega rõõmus siin. Nii armas, ma pean lihtsalt ostma siis siia paar taimekest veel juurde. Nunnu. Ja siit tuleb siis, mul on koristamine pooleli, imeline kalaks. Ma pean siia peale veel mingid korvikesed muretsema, aga põhimõtteliselt siin ei jäänud palju puudu sellest. Nii et mega täpselt, nii et praegu ajab asja ära ja ma tahan need nupud ka välja vahetada, kui mul kuskil jääb midagi ilusamat silma, siis ma ostan need uued nupud ka siia. Vot,
aga me ostsime tegelikult ühe kummuti veel, me tõstsime selle praegu siia. Ma arvan, et see ei jää siia magamistuppa. Ilmselt ta läheb suurde tuppa või siis kontorituppa. Ma ei tea veel, aga ülihea. Suures toas ongi, ma mõtlesin ukse juurde, et siis saad kas või ostad ühe riiuli juurde, saad jalanõusid ja asju siia peitu panna. Ja kui ma leian mingid ägedad nupud, siis ma arvan, et ma tahaks siia ka nuppe, sest siin oli täitsa see auguke olemas. Sellised ostud siis. Ma ei mäleta kahjuks enam, kuhu me selle pooleli jäime vlogiga, aga täna on laupäev ja Rain läks just diivanile vastu. Nagu ma enne mainisin, siis IKEA lehel oli hästi palju negatiivset tagasisidet tarne osas, aga meile tuli siis diivan täpselt lubatud ajal, mis on mega tore. Rain tellis vahepeal lõunasöögi meile ära. Ma olen eilsest saati näitsa haige. See AC igal pool poodides tõmbas kurgu niimoodi läbi lihtsalt, et ma öösel ei saanud isegi magada, täiega nohu. Ja olen 2 päeva mingi paratsetamooli, kurgurohtu ja nohurohtu pannud täiega, nii et loodan, et hakkab vaikselt paremaks minema. Meie uus diivan ja Kuller tõi kõik tuppa ära, nii et mega tore. Ma ei kujuta ette, kuidas me trepikojast ise oleks selle üles vedinud näiteks. Aga varsti siis hakkame kunagi lahti pakkima. Prügi osas on ka väikene uuendus. Me saame nädala pärast need siis prügikasti kõrvale jätta. Väga tore. Siis saame ilmselt selle diivaniga ilusti lahti juba teha ja hakata siin elutoas rohkem toimetama. Aga praegu siis hakkame lõunat sööma. Mis asjad need, Rain, olid? Mis sa tellisid? Tex-Mex. Väga äge. Proovime esimest korda. Pole varem tellinud siin. Teeme lõuna ära ja ilmselgelt polnud meil nii palju jaksu, et oodata, kuni prügi ära viiakse. Seega me vedisime prügi ühest toa otsast teise. Tegime diivanile siia selle augu. Mida kui me vaatama, kuidas see asi kokku läheb, aga diivani kangas on selline beežikas. Ja mis oli hästi suur pluss, oligi see, et kõik diivani kated käivad sellelt diivanilt pealt ära, seega kui on selline eredam diivan, siis on see nii suur pluss, et ma saan need ära võtta ja ära pesta, kui midagi peaks juhtuma. Seega hakkame nüüd seda siin kokku panema. Nii, ja saimegi kokku meie diivanikese. Mega lihtne oli panna seda kokku. Kõik need katted siit selja tagant, see kate isegi, käetoe katted, need istumise katted, kõik on eemaldatavad. Mina siis aurutasin enne need katted ära ja siis panin patjadele peale ja Rain pani selle konstruktsiooni kokku. Nii et väga mõnus ja mugav diivan. 3-kohaline, aga mahutab ilusti, ma arvan, 4 inimest ka istuma, nii et väga mõnna. Ja värv sobib ka mu meelest nii hästi siia, kuna me tahtsimegi sellist heledat beesi, siis me sellest nagu paremat varianti ei suutnud leida, millel saaks neid katteid eemaldada ja pesta siis ka. Nii et väga tore mõnna. Aga täna ma nüüd joon veel teed ja pikutan veits. Vaatame, kas õhtuks läheb paremaks olemine, siis vaatame edasi. Täna on käes esmaspäev. Mul on tervis natuke paremaks läinud. Eile suutsin isegi õues käia ja täna on selline kerge nohu veel, aga põhimõtteliselt on juba nagu väga hea olla. Eile siis käisimegi veits linna peal ringi. Ma leidsin korvikesed vannituppa, mida ma otsisin. Ma tahtsin võimalikult sarnaseid korvikesi siis sellele alumisele korvile. Kohe näitan, mul õnnestus leida siis sellised. No veits on tooni vahe, aga põhimõtteliselt see materjal, millest need tehtud on sama, mis on nagu tore. Ma sain kõik siit pealt siis asjad ära panna ja jäidki mingid seebitops ja siis lõhnad ja asjad, mida kogu aeg kasutad. Meil peaks täna tulema siis üks remondimees siia mõõtva neid vannitoa asju, et kuidas ja mismoodi saab siis selle vanni vahetada duši nurga vastu. See on suht levinud see, et vahetatakse vanne siis duši vastu. Me võtsime ka selle mingisuguse pakkumise siis tegelikult siinse ehituspoe kodulehelt, nii et sealt siis peakski tulema meile täna keegi mõõtma neid asju siia. Siis me soovime ka uurida, et kuidas me saaks sellest siin lahti ja selle asemele tahaks üldsegi pesumasina panna.
siis vaatame, kuidas ja kas või mismoodi see mõistlik oleks. Algul oli idee, et saaks sellest lahti vetsupoti siia ja siia siis pesumasina, aga nagu ma aru olen saanud, siis see vist ei ole kõige parem idee, kuna see äravool ja asjad vist ei ole sobilikud siis tavavetsupotile, mida iganes, midagi sellist. Täna me saame siis uurida selle onu käest, mis ja kuidasmoodi see asi siin siis peaks välja hakkama nägema või kuidas see asi kõik üldse siin võimalikuks peaks saama. Kui sa veel eelmist vlogi vaadanud ei ole, siis mine vaata kindlasti, see saab paremini aru, millega me siin tegeleme. Nii et jah, mine vaata eelmine vlog ära. Jätkame siis sealt maalt, kus pooleli jäime. Nimelt vannitoaga siis. Täna käis see remondimees, ehitusmees, tegi mõõtmised ära vannitoas. Saime siis nii palju targemaks, et nii nagu me ka arvasime, siis vetsupotti selle teise potikesega asendada ei saa. Ehk siis selle saab küll ära võtta, aga seda selle asemel ei saa. Ehk siis variant on ainult siis pesumasin siia panna. Ja me jäämegi siis nüüd selle vannitoasest pakkumist ootama, nii et vaatame, mis siis sellest edasi saab. Aga täna me käisime kohvikus tööd tegemas. Seda siis sellepärast, et meil ei ole siin kodus veel internetti. Kolmapäeval ehk siis ülehomme peaks tulema siis tehnik selle interneti asjus, nii et ma loodan, et kolmapäevast me saame siis interneti ka endale. Täna käisin siis praegu pakiautomaadis. Prügiga seoses nii palju, et meile kirjutati täna, et kuupäevad aetis sassi, nii et tegelikult võime juba täna neid asju sinna prügikasti kõrvale panema hakata ja ongi siis nii, et 5 suure eseme kaupa võib siis neid panema hakata, nii et me saame nüüd siis paari päeva jooksul sellest prügist siit lahti, mis on väga-väga tore. Siis mulle jõudis Saara pokaalide karp, nii et ma saan selle avamise koos teiega teha. Pakk on üli suur, tegelikult on siin ainult 4 pokaali sees ja siin on auk ka sees, mis tekitab natuke muret. Vaatame, kas pokaalid jäid terveks. Mis arvamus pleks on? See oleks nagu mingi linnujunn siin peal. Okei, tõe hetk. Kas saime õiged? Kõik tundub terve olevat. Me saime õiged pokaalid. Täiega tore. Ühesõnaga me tahtsimegi siis neid, ta oleksid alt lame. Ma ei tea, kuidas ma seda paremini muidugi seletada saaks, aga et ta oleksid alt siis nagu selline sirge. Ja poes me neid ühe korra nägime ja järgmine kord, kui me neid ostma läksime, neid ei olnud enam. Nii et väga-väga hästi läks sellega. Saime õiged pokaalid. 2, 3 ja 4. Aga väga ilusad. Jätkuks siis, me oleme uues päevas. Tänane hommikupoolik möödus rahulikult ja siis õhtul kutsus Rain sõbra, et aidata välja tassida diivani ja siis selle vana voodi. Aga juhtus siis selline asi, et voodi oli liiga suur selle trepikoja jaoks, ma kohe näitan. Sita ei mahtunud ei üle selle ega kõrvalt. Diivan õnneks mahtus. Ja siis Rain käis ostmas sellist köie moodi paela, et äkki me saame üle selle rõdu siis selle voodi siit välja. Ei õnnestunud ka see, tundus liiga ohtlik ja liiga kõrge kogu see värk. Ja siis lõpuks aitas ainult jõud, millega me selle voodi lõpuks ära lammutasime lihtsalt. Õnneks ei olnud tegelikult üldse keeruline, ma ei tea, me ei tulnud algul selle peale, et lihtsalt proovida seda voodit lammutada. Aga need konstruktsioonid ei olnud üldse väga tugevad ja õnneks see voodi läks juppideks, nii et selle viimase mingi pehme osa me saime ilusti sealt trepikojast läbi ja ülejäänud kõik läks juppideks. Ja me veel suutsime siit toast paar kapikest täna veel ära viia ja siis tegelikult ongi, ma pühkisin just selle trepikoja ära ja nüüd peaks toas ka jälle pühkima. Ja siis saab Rain tegelikult hakata juba toidulauda kokku panema. Toolid on meil kokku pandud, nii et siin hakkab väheke nüüd looma see asi, siis vähemalt elutoas ka. Ja homseks jäävad siis veel need asjad. Ja siis me peame ühe korra veel seda prügi asja teatama hiljem, siis kui me saame köögi ära tellitud, et siis saab
siis saab ka need köögikapid ühesõnaga sinna prügisse. Praegu siis koristame veits, ma olen üli-tolmune, ma lihtsalt vedasin ka neid asju siin ja siis ma näitan juba, kui lauake koos on ja mingit moodi istumisnurk siin juba on. Lauakesega oleme nüüd siinmaal. Ma tulin Rainile appi, sest mul hakkas igav. Et raamike on koos, seal on jalad, Rain avab ka uut pakki. Meie väike lauake sai nüüd kokku või noh, mis nii väike, aga 4 inimese laud ja ma ütleks, et ta on selle nurga jaoks ikkagi pisut liiga suur. Et tegelikult ideaalis oleks taht, et laud oleks nagu teistpidi, aga siis ta jäi nagu kõikide nende seinte suhtes täiesti ebaühtlane. Lisaks on siin üleval ka valgusti koht, mis on täiesti X kohas, ta pole üldse nagu ükskõik, kui ta pidi selle laua paneta, pole nagu sellega selle keskel. Nii et peame mõtlema, kuidas selle valgustusega saab. Laud ise on mega mõnus. Kuidas sa nimetasid, Rain, seda? Siin peal on puiduspoon või? Jah. Vot, et ta on mega mõnus selline käe all. Ja toolikesed siis need Jyski omad siia kõrvale. Me algul kartsime, et äkki see jalavärv ja lauavärv ei klapi, aga niimoodi on väga ilus. Lähevad ilusti kokku. Ma veits veel koristan, nagu näete, mul on see pudel seal valmis. Ma nühkisin siin seda põrandat ka nende vana mööbli alt, aga ma pean uuesti üle tõmbama. Täna siis me viime veel need lauas tekkinud papid õue ära ja siis ei olegi miskit pessu ja magama. Aga homme on näiteks tulemas meil siis internetimees. Ma loodan, et homme saab wifiga ka ühele poole. Iga päevaga vähemalt saab mingigi asi tehtud, mis on nagu väga hea, sellepärast et äkki see asi siis lõpuks saab valmis ka meil siin homseni. Uus päev on käes ja meil lõpetas just wifi mees oma töö ja me saime endale interneti. Selline asjandus siis. Meil oli varem mingi see sama asi siin seina peal juba olemas, nii et ta pidi mingid uued asjad lihtsalt siia panema ja toimib mega hästi, nii et Meie nüüd aga mõtlesime, et lähme taimepoodi, aga ühte teise, mis ma leidsin ka meil siit 20 minuti kauguselt, nii et lähme vaatame sinna, võib-olla ma leian siia rõdule mingi huvitava lahenduse. Ma tahaks sellest nõmedusest lahti saada, mis siin on ja mulle üldse ei meeldi, kui mingid asjad rõdudel ees on. Ehk et ma tahaks selle ära võtta ja siis siia ette natuke privaatsuse mõttes, kuna siin nagu on naabrite aknad, et noh, natukene privaatsem oleks siis siia ette äkki sellised madalad potikesed, teate küll need piklikud, ja äkki siia siis mingid taimed sisse, mis natukene varjaks, samas teeks nagu mõnusaks hubaseks selle olemise siin. Nii et vaatame, kas me leiame miskit. Ma nüüd siin taimepoes ja ma mõtlesin, et äkki me leiame mingeid huvitavaid kõrrelisi siit, sest selles teises eelmises taimepoes, kus ma käisin, seal nagu väga ei olnud. Ja tegelikult ega siin ka parem valik nagu kõrreliste suhtes ei ole. Siin on muidugi teisi taimi hästi palju, isegi maasikataimed on siin näiteks. Aga jah, ma lootsin jah, rohkem leida selliseid pikemaid kõrrelisi, mis hoiavadki siis nagu rohkem püsti. Aga nagu ei leia väga, jah. Issand, kui suur basiilik. Oota seda, nii suured lehed. Aga vaata, ma leidsin siit neid piparminte ja asju. Meliss äkki või? Ma ei tea, mis asi see on, ma pean nustama. Meliss, see on meliss vist jah. Mingi tsibulat, tilli mõtlesin, et äkki on ka, aga väga ei ole, nagu peterselli on ja mingid selliseid asju. Sidruni ja laimipuid ja. Aga vaatame siis veel veits ringi. Ja loomulikult pidime me tulema siia teise taimehoovi jälle tagasi. Ja õnneks me saime ka asjad, mis me tahtsime. Saime sellised need kõrrelised selliste tutidega. Ma loodan, et nad ei jää väga siia vahele. No proovi kuidagi sättida. Hoian ja siis paned äkki korrassile. See läheb katki sinna vahele vist. Ja ühesõnaga me saime need potid, sellised kõrrelised ja siis ma võtsin lavendleid ja siis võtsin mullakoti, ma loodan, et sellest piisab ja siis sain ka tilli ja murulaugu, nii et õhtul hakkame istutama.
Sellised armsad taimekesed jäid. Ma pidin iga selle suure, selle mätta siis tegema pooleks, sest need olid nii suured. Ja see keskele ma panin siis lavendli. Nii et ma loodan, kui see üks hetk äkki õitsema hakkab, et siis on rohkem natuke värvi ka siin. See nurk jäi nii nagu oli. Nüüd tõstsin ühe teise väikse taime siia ja ma ostsin siis täna seda murulauku ja tilli ka. Ma panin need ühte potti. Nii et see nurk siin on ka selline väike nuinukas. Aga nii palju parem mu meelest. Paistab siia palju rohkem valgust sisse ja tõesti nagu palju armsam näeb välja. Aga täna siis tuleb veel viimane port seda vana mööblit prügikasti kõrvale tassida, nii et õnneks meil on ainult kerged asjad jäänud. Aga siin on niimoodi, et seda võib alles pärast 8 teha õhtul. Hakkame kohe varsti tassima neid asju, siis peaks just veel väiksel jalutuskäigul ka käima. Tänaseks lõpetame ja vaatame, mis homme saab. Ja jätkuks kolmapäevale, me oleme nüüd laupäevas ja tulime täna siis laupäeva turule, jalutasime, hakkamegi kohe kohale jõudma ja mõtlesime, et vaatame täna siis siin ringi, äkki jääb midagi huvitavat silma. Me oleme siin nüüd paari päevaga mingeid uusi asju korterisse saanud, ma pärast teen tuuri, näitan teile ka. Praegu siis vaatame turu peal ringi, pärast seda mõtleme, et äkki minna kuskile lõunat sööma ja siis vaatame edasi, mis see tänane päev toob. Okei, turust siis nii palju, et turgu ei ole. Me ei ole sellega kursis ilmselgelt ja siin on jälle vist mingi Tivoli teema, mulle tundub siin platsi peal, kus tavaliselt laupäeva turg on. Mis siis edasi teeme? Sööma. Siin lähedal on tegelikult üks Rootsi kommipood, nii et ma lähen ostan sealt neid, mis asi see oli, taadlari tatleid müüakse seal. Rain ükskord tõi mulle maitsta, üli head, nii et lähen nüüd ostan neid hoopis siis vähemalt midagigi. Täitsa jama, et seda laupäeva turgu ei ole, ma ei saagi aru. Ütle, kas kuskil on nagu mingi selline koht, kus seda infot vaadata ka, et kas see laupäeva turg toimub või ei toimu? Kindlasti mingi Facebooki. Me peab otsima igatahes. Praegu kõndisime lihtsalt maa maha selleks, et tulla turule ja turgu ei tule. Nojah, vaatame siis, mis me peale hakkame siin. Nii, meil on täna Rainiga filmi õhtu, me võtsime siit hoopis kummikomikest, sest taadlarid olid otsas. Nii et kui te olete siin Põngiroola kandis, siis siit saab väga häid kumme. Me jõudsime nüüd mõnda aega tagasi koju tagasi, sõime nüüd just õhtust ja ma mõtlesin, et ma siis näitan, mis uuendused meil siin toimunud on. Mul õnnestus pärast terveks saamist nüüd endale veel ohatis ka kuskilt saada. Nii et jah, ütleme nii, et selle kuumaga siin ohatisega see plaaster tundus kõige mõistlikum, siis ta nagu on kõik siin üheskoos. Aga igatahes ma alustan siis suure toaga. Siin on siis meie see toidulauakene, sööginurk. Siin on siis meil praegu vanast korterist need lauakatted. Aga mul on Eestis olemas ideaalsed siia lauale. Meie see diivaninurk. Ma tõin õues selle taimega tuppa, meil on siin paar päeva hästi kõva tuul olnud ja tõmbasin need potikesed ka sealt ääres siia, sellepärast et need pujukad kipuvad murduma selle tugeva tuulega. Edasi suures toas. Ma tegin selle kamina nurga ka siin korda, panin riiulitele meie asjad niimoodi ja siin on monitor, mida me kasutasime telekana praegu. Siis köökjärge, vaadake, see pole veel valmis. Seal on ainult sodi praegu, aga meil on see õudus siin seina peal. Ja siis, ma ei tea, kui paljud teist on näinud, netis on see selline, hästi paljud teevad, ostavad IKEA-st 2 pildiraami, siis panevad need omavahel nagu kokku, panevad siia vahele need hinged ja siis on sul 2 pildiraamist kokku selline nagu ukseke. Ja siis sa paned selle siis sinna ette. Ma läksin sama mõttega IKEA-sse, et ma ostan ka 2 pildiraami, aga ma leidsin, et seal on selline sügavam pildiraam müügil hoopis,
millel siis see valge osa siit käib siis välja, ehk et sa saab pilti panna nii siia ühele poole, kui siis ka, kui sa siis pildi tõstad siitpoolt siia, siis sa saad ka nagu siia poole pildi panna. Ma loodan, et saate aru. Ühesõnaga, minul on siis pilt pandud siia otsa ja siin on siis see tühi ruum kõik. Siis ma ostsingi selle raami, panin siis meil vanast raamist sellise pildikese ja siis panengi selle siia ette. Tada! Aga me peame lihtsalt minema neid asju ostma, kuhu otsa see riputada. Aga põhimõtteliselt üli hea lahendus mu meelest, katab selle koleda elektriasjanduse ära. Siis me käisime täna, ostsime ühe sellise tekikese, mida siis voodi peale panna. Siis edasi vannitoa osas mul vist uuendusi ei ole. Selline on see nurk. Endiselt ootame pakkumist sellele lahendusele siin, et saaks see dušisein siia, dušinurk. Nii, magamistuba on selline. Eile saime teleka kätte, aga see on praegu siin toas, sellepärast et me ootame siis, me tellisime eraldi selle, et telekas ei saaks 2 jala peal, vaid oleks siin keskel see 1 jalg, et ta siis mahuks meile ilusti siia peale. Sest 2 jalaga ta ei mahu siia ära lihtsalt. Ja, ühesõnaga praegu on ta korraks meil siin toas. Siin toas vist ei olegi rohkem uuendusi. Okei, siin on see lambike, mis ma üks päev Saara Home'ist ostsin. Hästi lihtne, aga üli nunnukas selline. Ja siin peal on selline linane materjal. Sobib siia mega hästi mu meelest. Selline seis siis praegu asjadega. Täna me käime veel poes. Mõtlesime, et me vaatame täna Netflixist äkki mingi filmi. Ostsime neid kummikomme ja nüüd me käime ja ostame popcorni ka. Siis naudime lihtsalt õhtut täna. Alus, sest on nagu need killud täitsa äärtest kõik väljas. Paki sees on kuidagi nagu pahasti olnud. Täna on üks tore päev. Me lähme praegu endale aiamööblit ostma. Täna on lõpuks kätte jõudnud päev. Meil on toimunud vannitoaga väike areng.